tšau. Head uut aastat. Kõigile. Veits nagu see aasta lõpp läks lappama. Ütleme niimoodi, et mul olid plaanid täiesti veel igasuguseid asju teha. Aga läks niimoodi. Tegelikult mitte midagi ei juhtunud traagilist, vaid ma otsustasin puhata. Sellepärast, et mul oli 2 nädalat puhkust ja ma planeerisin nagu ikka sinna igasuguseid asju, aga lõppkokkuvõttes oli nii, et ma ei jäänud isegi haigeks ega midagi. Aga ma lihtsalt tundsin, et ma olen nii väsinud, et ma võtsin täielikult aja maha. Ma selles mõttes 2 nädala jooksul paar korda kohtusin sõpradega, perega jõulude ajal ja aastavahetuse ajal ja põhimõtteliselt olin kodus, voodis, magasin siis niimoodi, et täna on pühapäev, homme on siis vaja hakata jälle tööl käima. Ja ma ei tea, kuidas ma oma unegraafiku korda saan, homme saab mul olema üliraske ärgata, sellepärast, et ma reaalselt läksin niimoodi, et ma läksin mõni õhtu kell, ma ei tea, 11 magama ja magasin järgmine päev kella 11 või 12. Et mul siis keha niimoodi vajas und, et see oli midagi täiesti õhkret. Ja nüüd, kui ma olen siin viimased päevad üritanud nagu varem magama minna ja unegraafikut korda saada, ei ole sellest mitte midagi välja tulnud. Täna magasin jälle kella 11, praegu on kell hakkab 3 saama. Et ma ei tea, mis nipiga ma täna õhtul magama jään ja kindlasti see ärevus saab ka päris suur olema vastu seda uut kõike, mis siin uuel aastal olema saab, aga see on nagu selline positiivne ärevus, et mul ei ole tegelikult midagi nagu halvasti, pigem on kõik paremini. Töögraafik on ülinormaalne selles mõttes, et võrreldes eelmise aastaga, et mul on selline nagu hajutatud graafik aasta peale ja põhimõtteliselt see tähendab seda, et mul on rohkem tööd sügisel ja kevadel on siis vähem. Et see on nagu ära jagatud selline koormus. Nii et tegelikult tuleb hullult mõnus poolaasta. Ma muidugi lootsin natuke, et äkki mõni hommik hakkab olema selline, et ma ei pea minema, kuna mul on tõesti tunde on vähe ja niimoodi, aga uus graafik tuli just ära ja kõik kohe hommikust. Aga teisest küljest ma arvan, et see on jumala hea, sellepärast, et kui ma oleks kodus ja peaks alles minema hiljem ja siis nagu see hommikune aeg seal kuidagi läheb kaduma, et praegu on niimoodi, et Poweriga kohe tööle ja siis jõuan jumala normaalsel ajal koju ja saan kodus igast asju teha ja ma mõtlen näiteks videosid ja monteerida ja koristada ja meil on remont pooleli siiamaani. Nii et jah, selline, ma loodan, et teil oli mõnusad jõulud ja äge aastavahetus ja saite ka äkki natuke puhata, et mina sain ja võtsin pool jõuga selle, sest ma natuke nagu tahtsin mõned videod veel teha, aga võtsin välja oma puhkuse ja ma tunnen ennast väga hästi, et ma olen tõesti, ma ei tea, mis ajast. Ma arvan, et pärast seda, kui ma lapsi hakkasin saama järjest, ma ei olegi niimoodi puhanud, nagu ma seekord puhkasin. Aga praegu ma sõidan kaubamajakasse, sellepärast, et ma on keskmisel ülehomme sünnipäev ja ma tahan mõned asjad vaadata. Lisaks on see, et nad avastasid õnneks täna, et ühel pole sokki ja teisel pole aluspükse piisavalt ja kõik asju, et oleks nad homme hommikul seda avastanud, siis oleks natuke traagilisem see lugu olnud. Aga avastasid jah õnneks täna ja ütlesid mulle nii, et nüüd ma saan nagu need asjad ära teha ka ja vaadata
ja mõtlesin ka, et need uusaasta lubadused peaks üle vaatama, mis ma eelmine aasta lubasin ja kuidas see on läinud täide. Aga selleks aastaks mulle meeldib nagu, need ei ole nagu lubadused otseselt, aga niisuguseid, natuke on nagu lubadused ka tegelikult. Aga mulle meeldib nagu anda või mõelda mingeid asju välja, mida ma sel aastal tahan teha. Ja sel aastal on kindlasti mu üheks selliseks uusaasta lubaduseks või sooviks see, et ma ei võtaks nagu uusi kohustusi, sellepärast et eelmine aasta oli hull. Nii palju muutus sellest kuni tööalaselt, kuni sellest, et ma auto ära andsin. Väga suur muutuste aasta otseselt nagu oli tegelikult nagu hea aasta. Et lapsed olid terved, kõigil on nagu kõik hästi, meie ise ka, peres ka nagu ikkagi kõigil selles mõttes korras kõik. Nii lähemas kui kaugemas. Ja selles suhtes ma olen nagu hästi rahul, aga ma tahaks teha seda, et ma ei võta nagu uusi kohustusi. Et niikuinii mul on tekkinud uusi kohustusi, aga samas nagu kuidagi ma ütlen, universum on seda tasakaalus hoidnud, et mingid kohustused on ka vähemaks jäänud. Nii et tegelikult on kõik väga hästi paigas. Ja palju on selliseid konkreetseid plaane ka, mida ma teha tahan seoses nagu oma uute nende kohustustega, et ma sellest võib-olla siis räägin mingi hetk pikemalt ka, sest see on nagu päris lahe ja ma olen päris elevil. Siis teine asi on see, et ma tahan kindlasti, ma jälle, kui ma ei ole nüüd kella kandnud terve see puhkusaeg, sellepärast, et ma lihtsalt ei tahtnud teada, mis kell on. Aga et ma ei pane tagasi kella peale neid teavitusi. Et selles mõttes ja ma mõtlesin isegi, et võib-olla võtan telefonist maha. See nagu kahe otsaga asi, et mul aeg-ajalt nagu mingid tööasjad tulevad ka sinna Messengeri ja siis on nagu hea neid reaalajas nagu näha, kui keegi midagi kirjutab, aga teisest küljest nii suur osa on seotud igasuguste selliste mitte ajakriitiliste asjadega, et mul ei ole tegelikult vaja teada kohe, kui keegi mulle kirjutab ja sama ka näiteks meiliteavitustega. Et vahepeal ma mõtlen, et mul hoiaks nii palju närve kokku, kui ma kohe ei saaks mingit asja, sest mul on nagu see, et kui mingi asi tuleb, et on vaja teha, siis mul on nagu see, et mind vaevab see, kuni ma selle ära teen. Ja oligi 23. õhtul tuli mingi raamatupidamisega seotud kiri ja tegelikult ma mitu päeva kassisin selle pärast, sest ma teadsin, et ma 23. õhtul ei ole kindlasti nagu lähipäevadel aega sellega tegeleda. Samas nagu et oleks vaja ja ma lõpuks tegingi seda, et ma kirjutasin, et ma ei tegele sellega enne, et mul on puhkus ja ma ei tegele millegagi enne, kui nüüd siis homme. Homme ma tahan võtta ka selle teha, mis mul töökaaslane soovitas, et mul on küll kalendermärkmikus nädal ees, aga ma tahan võtta kuu aja graafiku panna endale seina peale ja et ma näen täpselt nagu mis kuu aja jooksul on, sest et see graafik on mul selline, et niimoodi, et mõni nädal on üks neljapäeva, siis on teine nädal on reede, et ma näeksin nagu kuu aega ette, et täpselt mis nädalal mul mis asi nagu on. Et tahaks nagu selle töögraafiku niimoodi endale selgeks ja silma ette, et see on kindlasti üks asi, mis ma tahan see aasta ära teha. Siis ma kindlasti tahan edasi teha seda sõpradega, et nendel väljasõitudel käia, nagu tüdrukutega metsas, nagu me oleme käinud. Et me praegu tegelikult juba hakkasime vaatama sõbrapäevaks. Et minna sõbrapäeva kanti, nüüd me üritame lihtsalt vaadata kuupäeva, mis meile kõigile sobiks. Aga need andsid mulle aasta jooksul, ma tundsin nagu nii palju, et täpselt need hetked endale ja selles mõttes mul oli seda vaja. Raha kulutamise ja kogumise mõttes on see, et ma hästi palju kulutusi tõmbasin kokku eelmine aasta ja aasta lõpuks tegelikult see tasus selles mõttes ära, et ma ikkagi olen heas kohas. Et mul on ikkagi ei ole raha otsas enne palgapäeva ja see tuli selle arvelt, et ma ei ostnud riideid
aasta lõpus ostsin nagu mingeid asju siis, kui mul see uus töökoht tuli, mul oli lihtsalt vaja nagu siukseid viisakamaid riideid. Aga põhimõtteliselt jah, ma igasugused About You'd ja mingid asjad, kus ma surfasin pidevalt Nextid ja täiesti unustatud minu jaoks, et ma üldse ei käi enam vaatamaski. See on umbes nagu niimoodi, et ei vaata söögi tegemise videosid, sellepärast et kõht läheb tühjaks. Et muidu ikka ilmselt tuleks mingeid asju. Ja teine asi, mida ma nagu üldse ei ostnud eriti, välja arvatud, need asjad asendasin, mis on mu lemmikud, mis otsa said, oli kosmeetika. Ja ma tahakski see aasta tegelikult üles kirjutada kõik kosmeetika ja riided. Kahju, et ma eelmine aasta ei teinud seda, sest tore oleks võrrelda, aga siis saame järgmine aasta võrrelda, et kuidas sellega läheb, et tõesti nagu kõik siuksed asjad kirja endale panna, et oleks nagu ülevaade. Ja raha kogumise mõttes on see, et me broneerisime ju perereisi sügise vaheajaks, et oleks võimalikult palju aega nii-öelda siis sinna maksta seda. Et sissemakse tegime ära, nüüd hakkame vaikselt maksma, et raha kogumine siis selles mõttes saabki olema selleks reisiks, et me ei ole perega käinud Soojamaa reisil kunagi ja lapsed väga tahaksid ja ma mõtlesin, et see on siis see nii-öelda, mille jaoks me kogume. Ongi siis see sama reis, mis me siis oktoobris ära teeme. Vot, kanali koha pealt tahaks postitada regulaarselt. Ega see kanal on ju selline, et ega ta mul on ju hobi ja tegelikult just seda koolituse osa, kus ma seda hobi nii-öelda rakendan ja tegelikult vähemaks, et otseselt ta nagu tööalaselt järjest vähem on mulle nagu kasulik või vajalik. Ja tasuvuse mõttes on ta suur ajakulu, aga ta on nagu huvitav mulle ja mulle meeldib, et meil on tekkinud nagu oma siuke vlogipunt on ja kellega me kirjutame, nüüd ongi, et ma ei tea, kui ma ei ole jõudnud kellelegi siin jõulude ajal vastata, et aeg-ajalt ikka te kirjutate mulle, et mul olidki teavitused ka maas, nii et tegelikult ega ma ei olegi üldse kindel, kas ma olen kellelegi nüüd jätnud kogemata vastamata või mida iganes, aga jah, et sellega tahaks samamoodi edasi nokitseda. Tegelikult ma isegi mõtlesin, et oleks tore teha sellised pikemad videod kord nädalas, sellepärast, et tegelikult on nüüd ju ka ära tõestatud, et suurt vahet ei ole sellel, millal sa postitad, et lõppkokkuvõttes need vaatamised tulevad enam-vähem samad, et see postitamise aeg ei ole nii oluline, sest kõik ei jookse kohe vaatama, kui video üles läheb. Aga et ma ei tea, jällegi mulle endale meeldib neid pikemaid vaadata, mul on paar seda YouTuberid, keda ma jälgin Ameerikas, kes teevadki nagu nädala vlog, siuke pooletunnine, 40-minutine, et mulle täitsa meeldib neid vaadata, teisest küljest jällegi mulle meeldib ka vaadata, teine on üks, keda ma jälgin, on 3 korda nädalas postitab alati, et see on nagu selline. Keegi tuli kõrval autosse. See on küll natukene piinlik. Võiks ära harjuda juba pärast kõiki neid aastaid. Aga jah, et tema teeb 3 korda nädalas ja mulle ka väga meeldib, ma ootan neid. Aga need on siis tema, tal on nagu täiega töös ja ta nagu täiega fännab oma tööd ja ta teebki 3 korda nädalas siuksed 25-minutised vlogid ja selles mõttes ongi temal nagu täiskohaga töö täiesti. Et sinna ma niikuinii ei jõua. Aga jah, et ma mõtlen, et kas 2 korda nädalas teha siis või 1 kord pikem. Muidugi teie ütlete, eks ju, tegelikult, et te võite ju kommentaaris teada anda, et kumb nagu teile rohkem meeldiks või üldiselt on ju niimoodi ka, et kui ma teie käest küsin, ega te ütlete ikkagi, et ega teil vahet ei ole. Aga kui kellelgi on nagu mingeid konkreetselt nagu, et mulle meeldib nii või teistpidi, siis te võite öelda, sellepärast, et kui me selles mõttes ei teeks neid videosid, kui teid ei oleks, et ainult ise endale, mul ei oleks nagu mõtet neid teha. Ja siis tahaks Rando ja lastega koos aega veeta rohkem. Et eriti Randoga sellepärast, et lastega ma olen ikkagi teinud seda, et 1 ühele kogu aeg proovinud nendega ja koos ja võtta seda aega.
ja nüüd terve puhkusega ju põhimõtteliselt saime nagu hästi palju koos olla ja kodus puhata ja nagu väga mõnus oli. Aga Randoga jah, ei ole nagu üldse käinud kuskil ega olnud nagu tõesti kas või mingi nädalavahetuseks koos minna. Nüüd praegu tegelikult ongi see, et tuleval nädalavahetusel Rando isegi ei tea veel, aga tal see sõbrad teevad talle üllatuse. Tal tuleb sünnipäev ja võtsid, ma ei mäleta, mingi sportmängule kuskile välisriiki, lähi välisriiki lõuna pool, ma lihtsalt ei mäleta täpselt, aga ilmselt see oli mingi korvpall Leedus, kui ma peaks puusalt midagi pakkuma ja neil on ööbimine, bronitud piletid ja sõit, nii et põhimõtteliselt nüüd mina pean vaatama, et ta reedel oleks kodus, mitte tööl. Et nii tore, et nad talle siukse ülatuse teevad, tal on kindlasti nii hea meel. Aga siukest asja tahaks ise ka temaga nagu koos teha. Ja jah, et sellised need on, et muuseas, kui teil on mingid lahedaid nagu uusaasta mingeid lubadusi või siukest asju, mis te mõtlete, et võiks uuel aastal teha või ette võtta või ära jätta, et siis pange ka mulle kommentaari, et äkki ma saan mõne hea mõtte veel. Et see oleks päris tore teada. Ja lähiajal, mis siin tulema hakkab, on nüüd need asjad, mis ma aasta lõpus ei jõudnud. Ehk et advendikalender on lahti tehtud ja vaatame need asjad üle. See on ka see asi, mis ma olen mõelnud, et kas mul on seda mõtet osta edaspidi või ei ole. See on natuke nagu niimoodi, et ma pean tegelikult võtmagi need asjad ette ja vaatama, et üldiselt ma ikkagi kasutan need asjad ära. No nii, nüüd tuleb uus auto kõrval. Et see summa väärtuses, mis ma maksan selle kalendri eest, kindlasti need asju ma kasutan ja kinkideks ja kõikideks asjadeks, aga lihtsalt ta on nagu tore asi, mida avada, aga see aasta kuidagi mul ei olnud nagu nii põnev enam, sest et see on rahaliselt kõige parema väärtusega, hinna ja kvaliteedi suhtega kalender, aga kuidagi jah, see uudsus hakkab ära kaduma, aga võib-olla jälle tuleb hoog sisse järgmise aasta jõulude paiku ja eks siis saab vaadata. Aga jah, et vaatame need asjad üle ja siis mis mul eelmine aasta otsa said asjad. Need näiteks ära jälle, nagu ikka soovitan, ei soovita stiilis ja vaatame igapäevased tegevused. Mul on paar sellist kodus sükest projekti, mis ma tahaks teha. Ma tahaks kummutitele, mul on need Jyski mingid kummutit tavalised on ja neil ei ole vaja neid nuppe, millest tõmmata ja ilmselt kui ma sinna nüüd paned, sellest ei tohikski tõmmata, sest need tuleks ära, aga ma tahaks ilupärast neid nuppe sinna külge. Et ma vaatasin Universumis oli nagu päris lahedaid, aga kuna ma otsustasin ära vist, et ma selle värvi, mida ma magamistuppa nagu tahaks põhitooniks ja leidsin selle lambi sealt Home for You'st ja nüüd tegelikult üritan meelde tuleta, kus ma seda tooli nägin. Et siis saaks magamistoas sükest väikest makeoverit teha ja muidugi jälle teile ma neid asju teen. Ja selles mõttes andke teada, et mida teie tahaksite näha. Aga nüüd ma käin kaubamajakas ära ja vaatan, et ma ei unusta midagi osta, mida ma olen plaanis osta, eks ma pärast siis näitan, kui ma siia tagasi tulen. Käidud. Sain isegi enne pimedat käidud. Ma ei tea, mis see kell on praegu. 4 hakkab saama. No näed, lubi on maas, siis on kohe täiesti palju valgem. Aga ütleme nii, et mida igavam mina poodides olen, mida kokkuhoidlikum mina poodides olen, seda igavamad on need haulid. Mis ma teile teen siis täna? Meil on, ma ostsin Pepost sokke, aluspükse, just asju lastele. Ma ei arvan, et seda ei ole vajalik näitama hakata, aga ma käisin apteegis. Wow! Ja ostsin palavägistit, hambaniiti 2 tükki peaks olema kodus. Kuskilt ei leia. Ostsin uue. Siis ostsin spreiga D-vitamiini lapsele, sest et ta ei suuda nagu neid kapsleid neelata, kuigi on jumala pisikesed, aga ilmselt tal on tekkinudki mingi plokk ühe korral või kohe, kui ei saanud hakkama ja siis nüüd on nagu on. Siis ostsin oma neid unekapsleid, siis ma saan äkki täna magama ja siis, kuna mul tuli meelde, et suuvesi oli otsas,
siis ma lihtsalt ostsin apteegist mingi. Ma olen elu sees seda proovinud. Ilm kihiseb. Wow. Ühesõnaga münt. Nagu veepudel. Ja tops on kaasas. Jah, ja siis, tegelikult laps tahtis ühte Lego. Aga samas ta sai jõuludeks. Jumala sarnase Lego. Ja ma praegu ei hakanud seda ära ostma, sest tahtis Pet Shop ka. Ma ostsin talle Pet Shopid, millega on alati see, et ma ei tea, kas tal ju on need või ei ole. Aga ma igaks juhuks, ma ei tea. No, selles mõttes, kui tal on, siis saab äkki minna ära vahetada. Aga ma absoluutselt ei mäleta, et tal mingid siuksed mereelukate teemalised oleks olnud. Ja ma pean minema arutama Randoga, et mis ta arvab sellest asjast. Raske on lapsel ka, kui sünnipäev on nii jõulude lähedal. Et kõik nagu asjad juba jõuludeks sai, no mitte kõik asjad, aga selles mõttes, et ju mingid väga suuri, ma ei tea, asju ei hakka ju järjest siin nii väikse vahega tegema, mina ka ei tea. Ega ta ei tahtnudki ausalt öeldes midagi väga suurt. Tahtis telekat jõuludeks ja jõuludeks sai. Ja siis mul tuli meelde, siis läksin Rimisse vaatama Legode hindu, et äkki on soodsam, ei olnud palju kallim oli kui XS-is. Aga siis mul tuli toidupoes meelde kohe, et ma ei ole söönud täna. Ja võtsin mingi siukse pitsa, mis on rebitud liha ja peekoni pitsa rukki põhjal. Pole elu sees vist proovinud seda. Tuletab mulle seda French ja koulu targatus meelde, üks raamat, kus eestlased hakkasid pitsat tegema iidsel ajal. Ja panid põhja peale hapukapsast ja kartulit. Väga hea. Aga okei. Nüüd ma pean minema lapsed oma vanamõrust ära ja minema koju, sest et mul jäi poolel üks arvutis, üks asi, mis ma tahan enne homset ära teha. Kindlasti. Ja siis jah, nii ongi. Ma arvan, et ma tõmbangi täna selle otsa kokku, teeme uue aasta algusesse sellise väikese autobloogi ja vaatame, kuidas see aasta minema hakkab ja kõik igast nõuanded ja soovid on teretulnud, nii et andke ikka teada, mis teie uusaasta lubadused on, kuidas teil jõulud läksid. Ma ei saa isegi jõuluda mingid kinkide huulid ja sest, et ma nagu väga ei saanud midagi jõuludeks, sellist me ei teinud nagu täiskasvanutega siukseid kingitusi väga omavahel, kommi ja mulli ja siukest asja. Vot, aga jaa, ma loodan, et teil on lõpp oli hea ja algus on veel parem ja ma usun, et meil tuleb kõigil mega aasta. Vot, aga igal juhul aitäh, et sa olid siin ja oled ja edasi ja kõik need aastad ja näeme jälle mõne päeva pärast. Tšau!